tere ilusat teisipäeva! Ma loodan, et sul oli mõnus aastavahetus ja mõnus uue aasta algus samamoodi. Minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja igal teisipäeval siinsamas grupis veebikooli ettevõtjatele toimuvad meil tegutsemisampsud, kuhu ma kutsun külla põnevad inimesed, kes näitavad ja räägivad, kuidas midagi enda ettevõttes ise ära teha. Ja täna on mul külas Maria Murumets, kes näitab meile täpsemalt MailerLite'i. Mina ise kasutan ka kusjuures MailerLite'i, et sa võid kommentaarides teada anda, kas sina saadad uudiskirju ja millist meilihaldusplatvormi sina kasutad. Tere tulemast, Maria! Tere, tere! Kohe küsingi ära, et kuidas sina leidsid enda jaoks virtuaalse assisteerimise ja just tegelikult ka selle meiliturunduse poole? Ja enne kui ma hakkasin virtuaalseks assistendiks, töötasin ma ühes startupis ja ma tegin tööd peamiselt kodust. Ja üks mu tööülesanne oli meiliturundust teha ja mulle hakkas see väga meeldima ja üldse see, et kodus saab töötada ning leidsin, et paljud need tööülesanded, mis ma teen, on seotud, mida ma saaks teha virtuaalse assistendina ka, nii et siis nii ma alustasingi oma teekonda. Et see oli selline loomulik asjade kulg. Jaa, absoluutselt. Et see kodus töötamine on minu jaoks väga oluline ajavabadus ja see on hea võimalus seda oma unistust teostada. Mulle eriti meeldib, et vaata, kui saad kodus teha tööd, onju, samal ajal paned näiteks nõudepesumasina käima, pesumasina, siis vahepeal teed süüa, onju, aga et sa ei pea seda aega kulutama tööle jõudmiseks. No täpselt, saab teha kodus ka kasulikud asjad ära ja niimoodi planeerida hästi. Ja mida sa, Maria, me täpsemalt täna näitad, et sa oled valmistanud ette väikese video ja mida sa seal täpsemalt näitad meile? Just, ma näitan, kuidas MailerLite'is siis seda tervitusseeriat saab seadistada ja ka natukene räägin teooria osa ka, et mis see tervitusseeria üldse on, et võib-olla keegi puutub täna esimest korda sellega kokku. Meid tervitavad täna Eve ja Külli. Nii tore, meid on kuulamas täna 12 inimest laivis. Väga põnev. Suurepärane. Ma panen video peale. Aga vaatame siis lähemalt, mis see tervitusseeria on ja kuidas seda MailerLite'i platvormil saab seadistada. Tervitusseeria on automatiseeritud e-kirjade jada, mis saadetakse uuele kontaktile, kes on su listiga siis liitunud ja selle eesmärk on suhete loomine ja ootuste seadmine, väärtuste andmine ja üleskutse kindlale tegevusele. Tüüpiline pikkus on tavaliselt 3-7 kirja, mis saadetakse siis esimese 2 nädala jooksul, aga kui on vaja suhteid veidikene pikemalt soojendada, siis võib see seeria olla ka pikema perioodi jooksul, et see oleneb täiesti sinu ettevõttest ja kuidas seda üles ehitada. Ja miks peaks sul olema tervitusseeria? Üldiselt, kui kontakt sinu listiga on juba liitunud, siis ta on juba veidikene soe, ta ootabki sinult juba kinnitust, väärtust ja tervitusseeria aitab luua tugeva esmamulje ja tugevdab ka brändi ning ehitab aluse kogu edasise meiliturunduse jaoks. Ning statistika ka näitab, et tervituskirjadel on suurem avamismäär ja edaspidi on ka lihtsam müüki teha, kuna juba see kontakt on sinuga, sinu ettevõttega tuttav ning sealt edasi on lihtsam midagi pakkuda, sest suhteid on juba veidikene loodud. Ja siin on mõned soovitused, mida siis tervitusseeria puhul võiks silmas pidada. Kui võimalik, kasuta personaliseerimist, ehk kui oled küsinud kontakti nime, siis saad seda oma kirjades kasutada. Siis esimene kinnituskiri peaks minema koheselt välja ja seda saab ka meiliturundusplatvormil seadistada. Iga kiri võiks sisaldada väärtust ja igas kirjas ka olla üks selge üleskutse. Kindlasti disaini puhul jälgida seda, et see oleks mobiilisõbralik, kuna väga palju kirju loetakse ka mobiilis,
et alati siis vaata üle nii arvutivaade kui mobiilivaade. Ja kui see tervitusseeria on juba töös, siis vaata ka, kuidas tulemused on, et kui kuskil äh, mingeid kirju enam ei avata või ei teha soovitud tegevust, siis proovi teisiti, et alati saab asju jälle paremini teha. Ja pea meeles, et loo suhe alati enne ostu palumist. Et ära ole liialt müügikeskne tervitusseerias. Ja siin on mul tehtud klassikaline kliendimagneti tervitusseeria struktuur, et reedesel turundusampsul oli väga põnev vibe koodimise teema ja õppisime, kuidas siis saab teha interaktiivset kliendimagnetit, nii et kui sa püüad oma kontakte kliendimagnetiga, siis ehita kindlasti sinna taha ka üks asjalik tervitusseeria. Ja põgusalt räägin, mis siis kirjade sisu võiks olla. Esimene kiri on tervituskiri, kus tänad, sead ootused, mis sisu sinult võib edaspidi oodata, edastad lubatud tasuta materjali ja võid ka kaasatuse suurendamiseks lisada lõppu küsimuse, mis siis ergutaks seda kontakti vastama kirjale, et sealt edasi on lihtsam juba suhteid personaalselt edasi luua. Nüüd järgmine samm on mul jagatud kaheks, et kõik, kes esimeses kirjas ei avanud seda kliendimagnetit, seda linki, siis nemad saavad meeldetuletuskirja, et hei, et kas sa jõudsid juba tutvuda selle materjaliga ja siis veidi hiljem nad liiguvad tagasi Peaflow'sse, kus siis on kiri 2.1, hariv kiri. Teises kirjas siis võid pakkuda lisaväärtust seoses selle kliendimagnetiga, positsioneerida end eksperdina, rääkida enda lugu ja missiooni ning kolmandas kirjas võid tuua esile mõne oma teenuse või toote, mis oleks loogiline jätk seoses kliendimagnetiga ja tutvustada selle toote-teenuse eeliseid ja siis suunata, kust saab osta. Ja neljandas kirjas jällegi võid tuua välja case study'sid, klientide tagasisidesid ja jagada kasulikke artikleid, oma teadmisi, et just suurendada veelgi usaldusväärsust, panna seda väärtust sinna kirja sisse. Ja viiendas kirjas tavaliselt on eripakkumine ja seal saad luua kiireloomulisust ajaliselt piiratud pakkumisega, et viimane kiri võib ka siis teha kokkuvõtte, mis siis tervitusseeria kirjades oli ja võid ka anda teada, mis sinult edaspidi võib oodata. Aga nüüd siis põnevama osa juurde, kus vaatame, kuidas tehniliselt seadistada tervitusseeriat MailerLite'is. Nüüd, kui oled MailerLite'i sisse loginud ja oletame, et siin on juba konto ära seadistatud, siis saad hakata siin automaatikaid looma. Mul on ka siin üks tasuta testkonto, et MailerLite'i puhul on see hea, et nende tasuta paketis on automatsioonid olemas ja kuni siis 500 kontakti, et väikeettevõtjal, kellel niigi on vaja kulusid kokku hoida, siis see on hea platvorm, kus näiteks alustada. Ja siin on kõik hästi intuitiivne ja lihtsaks tehtud, et väga kergesti saab aru, mis siin teha tuleb. Nüüd mul on siin dashboardil kohe selline Create Automation nupp, aga kui sa oled juba uudiskirja saatnud, siis tavaliselt siin näitab ka viimase uudiskirja siis tulemusi. Ja ka saad siit automation sealt luua automaatikaid. Ma lähen siis siit nupust, kiirnupust praegu ja siin on siis juba mõned eelmallid, mida saad kasutada, aga alustame kohe nullist. Nüüd automatsioonile pane selline nimi,
et sa tuvastaksid selle hiljem lihtsasti. Kui sul on seal 10 automaatikaid, siis võib olla keeruline leida seda õiget. Ma panen siia tervitusseeria praegu ja hakkame ehitama. Nüüd sa jõudsid sellisesse vaatesse ja tuleb siin panna stardipunkt paika ehk siis käivitaja, mis paneb automaatika tööle. Ja selle tervitusseeria puhul kasutame kas complete the form valikut või join the group. Vormi saad siin meelelatis luua ja siis selle kergesti ühendada automaatikaga, saad ka luua landing page'e ja grupp on siis teine valik, et näiteks saad seal sätetes panna, et kui keegi täidab selle vormi, siis liitub selle grupiga ja siis läheb automaatika tööle. Nii et mina kasutangi näiteks seda grupi valikut ja siin võid kas lohistada või vajutada siia peale ja siis tuleb see stardipunkt siia. Nüüd tuleb esimese sammuna siin valida siis grupp, kus need kontaktid peaks olema. Siin võid valida siis gruppi, kus sa oled selle varem teinud, kui ei ole, siis saab seda siinsamas luua. Näiteks siin kirjutangi testgrupp ja siis sa lisad selle. Ma panen praegu selle demogruppi ja siin on ka selline võimalus, et saad teatud gruppe näiteks välistada, et kes on mingist grupist, nemad siis näiteks ei saa seda kirja. Aga siin seerias see pole vajalik, nii et ma siis salvestan. Nüüd järgmine oluline samm on kirja saatmine ja kohe pakubki siin rules and actions all send email ja klõpsame siia. Nüüd siis pane siin enda jaoks, sa aru saaks, mis kirjaga on tegu. Ma panen siia, et siin oli kiri 1, siis paned selle teema, mis siis läheb kontaktile seal postkastis ja pane ka siis eelvaate tekst ette. Siis siin saad ka muuta seda, kellelt see on ja meiliaadressi. Ja võimalik on ka siis erinevate analüütikaplatvormidega ühendada ja trackida siis avamisi ja tulemusi. Ja panen siit eesti keelest, kirjad on eesti keeles ja lähme siit nupust disain email nüüd kirja siis looma. Nüüd soovitan kasutada drag and drop editori, kuna see on väga lihtne, arusaadav, kõik võimalused olemas, siin on ka teisi valikuid, kes soovib ja tasulises plaanis saab valida erinevaid malle või kui sa oled näiteks siin campaigns all enne mõne uudiskirja loonud, juba ära disaininud, siis sa saad siit recent emails alt ka võtta varasema siis kirja ja ma võtangi siit ühe kirja. Nüüd siin editoris saab väga kergesti muuta kõiki värve, fonte, tõsta ja lohistada neid plokke sinna, kuhu ise soovid. Siin on ka võimalik plokke salvestada ja siis sobivaid siit endale otsida ja panna siia kirja sisse. Nii et ma siin pikemalt väga ei peatu, aga üks oluline asi on, mis ma siia lisasin, on link. Seetõttu, et meil on selles automaatikas see kliendi magnet ja oletame, et see magnet on nüüd siin lingi peal. Nüüd seda kirja, kui see on sul valmis, siis vaata ka üle. Siin saad vaadata siis desktopi vaadet või mobiilivaadet, aga alati saada ka endale testkiri, et vaadata, kuidas see sinu meili siis postkastis päriselt ka kuvab. Ja salvestame. Nii, kui siin on kõik nüüd tehtud, salvestame ka selle sammu. Nüüd tahame lisada siia väikse ooteaja, et
enne kui siis järgmine kiri läheb ja paneme siit 2 päeva, aga siin on ka muid valikuid, saab panna, et saada kindlal päeval või kindlal siis kuul, aastal, nii et aga siin on loogiline panna 2 päeva ja salvestame. Nüüd ma tahan panna siia vahele siis ühe reegli ja siit rules and action'i alt valime condition. Ja nüüd ma siis tahan, et yes teekonna pealt lähevad need, kes on kliendimagneti linki klõpsanud ja no teekonna peale satuvad siis need, kes esimeses kirjas kliendimagneti lingile ei klõpsanud. Ja siis on siin selline valik mul tulnud ja ma valin siit any rule ja siit valime workflow activity, siis valime selle esimese kirja ja siit valime had a specific link clicked. Ja nüüd mul oli siis üks doksi link nii-öelda, kus minu see freebie on ja siis salvestame. Nüüd järgmine samm on ka siia kirjad siis lisada. Siin on väga lihtne seda esimest kirja kopeerida sellest 3 täpikesest ja paneme siia siis näiteks kiri 2.1, oletame, et ma siin täitsin kõik muud väljad ka ära, salvestame, siis ma tahan saada seda sinna. Ja nüüd ma siis võtan siit kinni kirjast ja lohistame ta siia sammu juurde. Nüüd ma teen sellest ka koopia ja see on siis kiri 2.2. Et see meeldetuletuskiri siis salvestame ja seda ma tahan nüüd saada siia ja tõstame ta siia no teekonnale. Nüüd siit aretame automaatikat edasi, panen plussist väikse ooteaja jälle 2 päeva, salvestame ja nüüd ma tahan, et need, kes siin no teekonnas on, et nad said meeldetuletuskirja, et nad jõuaksid tagasi siis peamisesse yes teekonda, siis siia panen järgmise tegevuse, milleks on move to step ja siit valin siis, et email ja et ta liiguks kirja 2.1 ja salvestame. Nüüd siis, kes siin teekonnas sõitsid edasi, liiguvad siis Peaflow'sse tagasi. Ja siit siis ehitame edasi, paneme jälle ooteaja näiteks 2 päeva ja nüüd on kõik tegelikult juba sul selge, midagi uut enam ei tule, aga teeme lõpuni siis, et jälle kopeerime, kinnistame siis õpitut, siin on kiri 3, täidad kõik väljad siin jälle ära, meelisisu ka, salvestad. Ja nüüd on olemas. Järgmiseks paneme jälle väikse ooteaja, näiteks jälle 2 päeva, võib ka olla 3 päeva. Salvestame, jälle kopeerime, sellele panen, see on kiri 4, salvestan, tahan teda siia alla saada. Lisan sinna. Ja siis paneme selle viimase sammu ka veel siia. 2 päeva ikka. Ja siis jälle kopeerime. Paneme, et see on nüüd see viimane kiri, mis oli see eripakkumine. Salvestame. Ja lisame ta sinna. Ja nüüd ongi automaatika tegelikult valmis ja tasub siis testida. Endale saab kõik kirjad saata. Kui sa teed testi, siis ta saadab kõik need kirjad sulle ilma nende ooteaegadeta korraga. Ja
siin võib ka veel tegelikult teha nii, et praegu niimoodi, et see kontakt läheb üldse sellest flow'st välja, aga sa võid panna näiteks siia, et see kontakt liigub uude gruppi või et ta jääb sellesse tervitusseeria gruppi, aga ta liigub veel lisaks uude gruppi. Ehk siis copy to groups võid panna siia, näiteks, et ta liigub nüüd newsletteri gruppi ja siis salvestad, ehk siis ta on juba seal uudiskirja grupis, kus siis saab võib-olla igakuiseid uudiskirju. Et siin saab olla loominguline, panna neid samme, mis sul vaja on ja siis ongi nii. Ja nüüd siit siis saad automaatika tööle panna. Need linnukesed peavad siin kõik rohelised olema, et kui midagi kuskil jäänud pooleli või tegemata, siis ta siin näitab ka, et tuleb midagi parandada. Aga praegu on kõik korras, aktiveerime. Ja ongi siis automaatika töös. Ja siin saad ka vaadata siis tulemusi, kui palju siin on selles flow's sees, kes on siis lõpetanud selle flow. Saad vaadata statistikat ka kirjade põhiselt. Ja siis siin activity all saad ka siis vaadata, millised kontaktid on lõpetanud selle flow, kes on veel järjekorras ja kelle siis on need ebaõnnestunud see flow, et on kas siit flow'st välja kukkunud või mingi error on siin olnud, siis tasub siia vahel vaadata, et siin saab näiteks kontakte siis tagasi sellesse flow'sse lisada. Ja siis history all saab vaadata, mis siis siin on tehtud, mis tegevusi sa oled teinud sellega seoses. Nüüd, kui sa tahad seda automaatikat muuta, siis peab selle pausile panema ja seda saab teha siit. Ja siin kõrval on ka erinevaid võimalusi, mida veel saab teha. Näiteks lisada veel kontakte siia flow'sse, muuta nime ja siis teha muid tegevusi. Nüüd, kui panna siit pausile, siis saad siit uuesti aktiveerida selle või minna muutma. Kui sa paned siit edit, siis saad siin muuta seda, mida on vaja, salvestad ja siis jälle aktiveerid. Ja sellega tänane demo ongi läbi saanud. Nii et kui on küsimusi, siis küsige julgelt, võin ka pärast hiljem kommentaarides vastata. No nii ilus ülevaade, Maria, nii põhjalik ja sa teed kindlasti enne seda tööd väga põhjalikult. Ma jagasin siia ka sinu seda kodulehte, et kui keegi sooviks kindlasti sellist asjalikku abilist, et siis sinu poole pöörduda. Jah, võtan praegu uusi kliente ka vastu, nii et võib julgelt kirjutada ja tegelikult olen ka erinevates sotsiaalmeediakanalites olemas LinkedInis, Instagramis ja siin Facebookis, et kui ka sõnumitesse kirjutada, siis ma vastan. Vahva. Ma just küsisin ise küsimuse ka, et kas tervitusseeriat saab ükskõik mis hetkel muuta ja siis sa just näitasidki, et sealt saab panna pausi peale. Just, et alati tuleb enne pausile panna, et sel hetkel ka siis kontaktid ei liigu seal kuhugi edasi ja kindlasti siis pärast aktiveerida jälle. Kui tihti võiks seda tervitusseeriat iseenesest üle vaadata? No ikka, kui on muutusi ettevõttes olnud, siis tasub üle vaadata, et kas kõik lingid on õiged, seal kas pakkumised on õiged, et ma arvan, et ikkagi tasub üsna tihti vaadata, kui sa muudad enda ettevõttes asju. Sest mina olen raamatupidaja ja mina tegin e-raamatu maksuvabade kulude kohta ja praegu, kui sa näitasid seda asja ette, siis mul tuli meelde, et ma vist jätsin lõppu selle, et majandusaasta aruande tähtaeg on juba 2025. Nüüd peaks selle ära muutma sealt.
täpselt, et siis tasub ikka tihti vaadata üle, et võib-olla läheb juba meelest äragi, et oli seal mingi ajapõhine näiteks pakkumine või jah, et aastaarv oli vale või link on hoopiski ei tööta, et see on veel hullem asi, et et seda nagunii peaks vaatama tulemusi ka, et kas see flow töötab, et nii nagu sa tahad, et seda saab alati täiendada. Kui tore. Ja meil on küsimus ka Ulvilt. Kuidas ma saan automatiseerida seda, et järgmine kiri saadetaks automaatselt ainult neile, kes avasid ja kes klikkisid? mm. -hmm. Siis saab ka seal selle jagajaga teha seda Et ma, välja. kui ma ei eksi, siis Maria näitas ka seal, et kuidas saab, kuidas see kiri nagu läheb laiali, et kes avasid kirja ja kes mitte. Et saab seda siit salvestusest järele vaadata. jah, ma võin ka pärast põhjalikumalt seal vastustes kirjutada. Ja Kaar ütleb ka, et talle väga meeldib Mailer-Lett, kasutab ka ja ütleb, et tõesti nii super hea ja informatiivne esitlus. jah, aitäh. Kaari ütleb, et siis äkki saaks valida trigger'i ehk päästiku, et kiri läheb ainult neile, kes eelmise kirja avasid. just, seal on olemas see valik. Aitäh sulle, Maria, ja aitäh, kes sa tulid meid kuulama ja kommenteerisid. Ja kindlasti tule hiljem vaatama siia vastuseid ka, et Maria tuleb, jagab siin mõned põhjalikumad vastused veel ja seda õpiampsu hiljem saad vaadata Youtube'ist, sest Facebook kustutab ära pärast 30 päeva, aga Youtube'is on kõik üleval. Soovin sulle ilusat nädala jätku. Aitäh.